Las laine möllab tolmub orjesse. Elu merel, eks ju. Mul hakkab see särk järjest rohkem meeldima. Jah, laine viib ülesse ja alla ja siis see on suur armulikkus tegelikult kõige kõrgema looduse südametunnistuse poolt, et mingi hetk aru saama, et miski äkki sa kokku oled keeranud. Oma pealiskaudsuse, kehalise samastamise, rumaluse, teadmatuse, iha, viha, kadedusega. No siin elus, eks ju, ja sa väikest protsenti, sa näed väikest protsenti, aga sellest väikest protsendist piisab, et tunda sellist alandlikkust ja aru saada, et see ei olegi maailmanaba. Et see need Jumala mängud hakkavad nagu läbi saama. Et materiaalses maailmas Jumal oma armulikkust, tolerantsust lubab meil mängida siin sellises illusioonis, et mina kontrollin, mina loon, mina olen Jumal. Väike laps ka saab aru, et liivakasti liiv, et see kuskilt on toodud mere äärest. See ise, tema nagu ei teinud seda liiva. Suured inimesed arvavad, et meie nagu loome, meil on kaasloojad, et nii öelda. Aga kõik on juba olemas, elemendid segame kokku, ütleme, mina ehitasin maja, eks ju. See on nii elementaarne. Aga see on meile nii sisse juurdunud, aga siis see kahetsus, mis äkki me oleme kokku keeranud siin elumerel, et mis siis teha, muidugi öeldakse, et targad mehed räägivad, otsi need inimesed üles, palu andeks, kunagi ma tegin ka seda päris huvitavari. Ja mõned, kes ma üles leidsin, aga me teeme ka teadmatuses solvanguid. Et neid sa üles otsida, et siis ongi see nagu see kahetsuse andeks palumise protsess on nagu väga tähtis südames ja siis, kui sul on meeles keegi ka veel, kellega sa ei saa ühendust või ei julge ühendust võtta, siis keegi keela sul mentaalis need inimesed ette võtta, neid kallistada, andeks paluda, põlvitada nende ees. Et selline töö, et selline ühtepidi kahetsus võib ühes äärmusesse viia kibestumiseni ja elu jõuetuseni, aga teistpidi, ta nagu ma olen aru saanud, et see siin maailmas see kurbus ja kahetsus ja jõuetuse, ahastuse ja igatsuse, need värvingud, kõik, et see on nagu normaalne osa elust, see jääb. Ja seda saab keerata ka vaimses elus nagu väga kasulikuks tööriistaks. Et sest see kuskilt tuleb. Et mina küll ei usu, et ma olen nagu nii kõrge, ma kõik oma algselt puhtad hinged, aga nii kõrge teadusega elus olen, et ilma armulikkuseta, ma ei oleks hakanud nagu, ma mõtlen, mis ise kõigil oma karma, mul oma karma, eks ju, minevik on minevik, eks ju, ei, tuleb ülesse. Lihtsalt tuleb ülesse, eks ju. Kuskilt ülihing näitab sulle, eks ju. Kus oleks võinud teha armastuse triumfi, aga oli hoopis selline mina mulle minu mantra, eks ju. Siin elumerel siis palvetame ja palvetamine ongi hea ühenduse et see mentaal ja palve ja meditatsioon, ega see ei ole vähem tähtis kui füüsiline tegevus. Ta on täpselt sama väärne. Kui sa füüsiliselt midagi teha, siis keegi keela sulle kogu maailma kallistada ja andeks paluda ja soovida head ja palvetada nende eest, kellel on vaja, kes see tutvusringkonnas on. Aga see on ka selline peen energeetika, peen mateeria, eksisteeriv maailm, mida juba teadlased tänapäeval on mõõtnud ja teavad olevat, mis see mõttejõud ja kuidas ta nagu liigub. Sellised elumere uudised.